Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ISRL episood numbriga 313 on teie ees, laua taga Kris Silves, tere hommikust. Tere. Markus Jürgenson, tere. Tere. Ja mina, Raul Ojasaar. ...313, see arv seostub mul Donald Pardiga. Tema auto numbrimärk oli 313, ma mäletan millegi pärast väga hästi seda noorena komiksitest. Ma üritasin just mõelda, millega mul 313 seostub, aga ei tundnud Donaldit meelde. Mul tuli praegu esimese asjana meelde Pärnu Vapruse asetus 3-1-3-1-1-1. See oli ju reaalselt näideti Florale ette, kuhu peab lööma, see oli täpselt noole kujuline niimoodi. Pärnu Vapruse värav oli siin ja nool oli niimoodi. Aga nad ei töötanud. Ei toiminud. Või siis oligi just mingisugune bluff või... Need treenerid on varem ka mingi sarnast pulli teinud, et ongi, ma ei tea, kas praegu oli nii mõeldud, aga nad panevadki need mängijad kuidagi sinna paberile, nii et mingi kujund tekiks või midagi sellist. Järgmine saade on 3-1-4, see seostub mul küll i-väärtusega 3,14 ja siis tuleb sealt veel mõned numbrid või tulevad veel mõned numbrid. Nii on, jah. Hakkame numbritest rääkima. Numbritest või nädalavahetusest. Rahast või? Ma ei tea, kas me alustame võib-olla ikkagi karika veerandfinaalidega, kas läheme nagu kronoloogiliselt, tuleme tagant peale või? Ei. Nii. Mul on üks kõike. Nii, hakkame. Alustame nädalavahetusest. Nädalavahetusest hakkad. Okay, nagu üldse nädalavahetusest. Nii, mis oli siis toimub? Midagi eredat teil on rääkida. Teeme need minutid ära, siis ma võtan üle selle sissejuhatuse. Väga eredat ei ole. Aha. Sul on midagi rääkida. Ei, mul on rääkida, jaa. Mul on laupäeva hommikust. No räägi. Kõigepealt sellised lõbusamad lood. Ma klaarin mingid asjad ära, et need inimesed selgituseks nendele linnakodanikele, kes nägid mind laupäeva, siis mitte esimestel tundidel, aga ütleme seal laupäeva see, mis ei ole veel hommik tavalise inimese jaoks. Ei, laupäeva, ütleme esimeses kolmandikus. Esimese 8 tunni jooksul. Jooksmas. Okei, tegelikult teise kolmandiku alguses, sellepärast, et Selver oli lahti. Jooksmas Kadrioru vahel ühes näpus aiakiste kott ja teises kohvipakk, siis selgituseks, et ei, ma ei näpsanud neid ja ei jooksnud poest ära. Võid sul läks naiste meelest ära? Mul tuli lihtsalt jookse ajal meelde, et midagi oli poja, et kodus oli mingi kohvi ja asjad otsas, ja kuna oli veel, ma olen see jooksja, kes ei saa niimoodi, et ma jooksen ala 9,74 kilomeetrit, et ma tahan ikka täisarvu joosta. Ja siis mul oli täpselt seal puudu, siis Selverist koju jooksin nagu poest ostetud asjadega. Aga see oli see lõbusam osa. Ma siis hommikul siis läksin jooksma ja panin mõnusa podcasti kõrva. Konkureeriva. Ja kuulasin siis, on see nüüd siis Õhtulehe podcast. Kolmas poole, kus siis teie endine kolleeg oli tookord saatejuht. Sa mõtled Otto Robert Lipu osa Marti Kallasega, jah? Jah, Kallasega. Kõik õige. Ja tavaliselt ma ikkagi saan mingi mõnusa selle emotsiooni nendest vestlustest, aga ma ikka hullusin, kui ma seal presidendi lossi kõrval pargis jooksin ja ma ei suutnud oma kõrvu uskuda, mis ma kuulsin, mida see Otto Robert Lipp rääkis. Mitte, ma ei räägi siin nüüd Otto Robert Lipust. Ma ei tunne seda noormeest, ma ei ole taga ilmselt elus kunagi vestelnud, ma tean, kes ta on, kus ta mängib, enam-vähem ta käekäiku. Aga see, mis ma sealt kuulsin, kui kunagi Tarmo ütles seal oma podcastis, et ta mingit mängu vaatas ämbriga, see on juba siuke käibefraasiks kujunenud, on ju. Siis mul hakkas füüsiliselt paha seda juttu kuulates. Ja siis ma hakkasin mõtlema. Ja siis ma mõtlesin üldse, et hakkasin mõtlema kaptenite peale enda meeskonnas, et kes on nagu parimad kaptenid, kes on olnud mul nagu mängija vaatenurgast. Ja jõudsin Sander Postini. Sander Post ilmselt minu karjääris oli kõige siuke, kuidas ma ütlen, kõige meeskonda hoidvam kapten, kes seisis alati meeskonna eest. Ta ei hoolinud sellest, ta pani enda naha alati mängu meeskonna nimel.
noh, ükskõik, ta seisis meie eest kontoris, presidendi ees, vajadusel luftitas sajalisi, kui oli vaja. Ja ma olen veendunud, et tänasel päeval Sander Post, kui ta on Kuressaare peatreener, ta ei lase sellistel asjadel mitte iialgi juhtuda. Ühesõnaga, kuna sa keerutasid aeglaselt ja pikalt räägime, mis see point ka oli. Ühesõnaga, Otto Robert Lipp sai Kuressaarest mängides raske põlvevigastuse. Teist korda. Jah, teist korda läks. Ja Kuressaare klubi, vähemalt selline mulje jäi, selle peale ütles... Mitte ei jäänud mulje, vaid Otto Robert Lipp ütles selle seal podcastis välja. Ma räägin, mulje jäi selline, Kuressaare oli, sorry, Ise vaata, kuidas saad. Ise vaata, kuidas... 2800 pluss mingid lisakulud Otto Robert Lippid ise maksma, et saada operatsioonile, et endale see põlv terveks teha ja nüüd Kuressaarest uuesti mängida ja väravaid lüüa. No võt, kui miski jääb mind elus või siin maailmas närvi, siis ebaõiglus, siuke kuidagi tugevamalt positsioonilt nõrgema üle siuke võimuse võtmine või mingi... Võt see ajab mul kõrvad punaseks ja siis ma nagu ärritun. Et ma seal laupäeva hommikul ma jooksin ja tõesti nagu viikingid, oleme viikingid. Siis ma googeldasin, mis need viikingi põhiväärtused on. Et sa tuled ju, okei, praegu jääb see Kuressaare mul ette. No, sa tuled oma selle kiivriga sinna väljakule, aga see on ju kest. Kui see seest oled selline, et sa ei suuda, et sul on enda mängija, kes sul siin toob Flora vastu võidu, siis sa paned igale poole sotsiaalmeediasse, et meie Otto, aga vaat kui mees on hädas, siis sa nagu keerad selja ja ütled, me ei saa midagi teha. Ma saan aru, kui sa oleks olnud mingisugune 28 000 eurot, aga 2800 eurot, see ei ole jalgpalliklubi jaoks, see ei ole suur raha. Kui sul käib selline asi üle jõu, pane see lafka kinni, mitte keegi käsi sul siin kõrgliigas olla. Kui sul ei ole võimekust, siis ära tee, ära punni, keegi nõua, see ei ole maailm ei kokku. Kui sa ei saa 3000 eurot mängijal, kes peab kuradima... Kes sai sinu eest mängides, mitte niisama, vaid sinu eest mängides tööl sai vigastuse. Just. Peab, me räägime 20-aastasest poisist, kes... Vanem natukene. Tollel hetkel ilmselt. Mul on väga suur respekt, sest see jutt, mis ta rääkis, tegi seal oma ettevõtte, mis ta seal pügas hekke. Nüüd on kooliõpetaja lisaks kõigele. Ja kui mul jääb mulje, et ta räägib on tunda, et inimene on sees, mis tegelikult see on mõjutanud teda. Sellest ta rääkis ka ju, et see oli ikka väga-väga raske aeg vaimselt. Ja ta räägib sellest niimoodi lõpuks, et mul jääb mulje, et ta räägib nagu oma peas mõtlesin võrdluse nagu koduvägivalla ohver, kes mingil hetkel ütleb, et ma olin ise süüdi. Ja kui seal see saatejuht küsis, et mis sa nüüd tagantjärgi teeksid teistmoodi. Ja siis Otto Robert Lipp ütleb, et tagantjärgi ma mõtlen, et poleks pidanud sinna olukorda minema 100-ga. See on ju, tule mõistusele, et nagu poiss veel näeb endal süüd, et ma poleks pidanud minema sinna olukorda täiega. Kuigi jõuan tagasi sinna, et viikingite põhitõed olid see, et nendel oli auasi lahingus hukkuda. Viiking tahtis saada lahingus surma, rüüstel hetkel surma, sellepärast, et sellisel juhul sai ta sinna mingisse pühasse paika. Jah, kus ta sai tegeleda lõpmatuseni sellega, mis kõige rohkem meeldis, ehk siis juua, süüa ja tapelda. Okei, see selleks, aga kui ja siis peab poiss minema ja ta räägib täiesti siiralt ja täiesti südamest, et Eesti jalgpallis ongi normaalne, et tehakse lepingud veebruarist novembrini. See ei ole normaalne. See ei ole normaalne. Sa võid öelda, see ei ole normaalne, aga Eesti jalgpallis on see tavaline. Selliste tagumise... Ei, see tänasel päeval ei ole. Nõmme Kaljus oli see ka mingil hetkel tavaline. Tänasel päeval tehakse seal 2+1 lepinguid, 3+1 lepinguid. On aru saadud, et nii ei käi need asjad. Ei käi niimoodi, et ma maksan esimese palga märtsis ja lõpetan 5. novembril selle palga maksmise ära. Ei ole niimoodi. Kui sul ei ole suutlikkust, kui sul ei ole võimekust, siis astu kõrvale, las teevad need, kellel on raha, kes tahavad teha, kes hoolivad. No siis me ei saakski kõrgliigat kokku. Miks ei saaks? Küll saaks. Aga kas neid võistkondi on? Muidugi on. Sa arvad, et esiliigast tuleb nii palju neid võistkondi? Ma tegin paar kõne seoses nende kindlustustega seoses. Jah, kui sa oled lepinguga mängija, on sul haigekassa kindlustus peal. Ehk siis sellisel juhul sa lähed
kui sa saad, ma ei tea, ristatissideme vigastuse, siis sa lähedki, ütleme, tavajärjekorda. Aga, ütleme, mina ja siin veel, ütleme, tippmängijad, sealt tulebki see mäng, et nad on kaetud selle meie ravikindlustusega, aga kuna staatusest tulenevalt võtavad paar doktorit su kõne vastu ja võtavad järjekorras vahele, siis sa saad ülehomsel päeval vajadusel tehakse sulle see opp ära haigekassa rahade eest. Nii, aga kui sul seda kontakti pole, siis sa lähedki, ütleme Otto Robert Lipu puhul, ta läkski, mis ta rääkis seal, et ta oleks saanud tavajärjekorda. Mitme kuu pärast sa topil? Mitme kuu pärast, siis oled nagu meil tänapäeval need pensionärid ootavad oma puusappi paar aastat. Seal oli see nüanss ju ilmselt ka juures, et see oli hooajalne mäng jaanuaris või kuskil veebruaris ja tal tol hetkel ei olnud ju Kuressaarega lepingut isegi. Ja, aga haigekassa vist, kui sa oled tudeng või midagi, siis ju kehtib edasi. Tudengina sul on haigekassa olemas. Ta vist oli tudeng selleks. Ta vist oli, ta seal rääkis, et samal ajal õppis midagi. Ei, ta ütles ka, et eks ju, et tal tegelikult nagu kindlustus oli olemas, aga see ongi see, et see on tavaline kindlustus. Okei, ja me jõuame siis kindlustuseni. Jah, sa võid kindlustada. Jalgpalliliit nõuab klubidelt kindlustust eraldi, aga seal on nõudmised on sellised, et kas nüüd täpselt niimoodi, aga miinimum asi on see, et sa kindlustad surma vastu. Ehk siis sa teed kõige lahjema kindlustuse, et tui, et kui juhtub nagu, ei taha rääkidagi sellisest asjast, kui juhtub surmajuhtum, me oleme kindlustatud selle vastu. Kõik, mis sealt edasi tuleb, seda ei nõuta. See ei ole nõutud. Eelmine aasta kõrgliigas oli, Nõmme United oli näiteks, ma uurisin, küsisin järgi, nemad olid üks väheseid klubisid, kes oli teinud sellise turskema kindlustuse enda mängijatele. Kui ma nüüd registreerisin numbri ära, siis see summa oli 2000 eurot aastas äkki, mis kulus sellele, et mängijad oleks kindlustatud lisaks sellele tavalisele haigekassa kindlustusele. Kas sa räägid nüüd sellest kindlustusest, mille saab, kui mängija saab surma või vigastada, siis saab klubi või see, mille saab mängija? Klubi, selles mõttes, et klubi maksab sellisel juhul, see mängija võib eraldi ka teha. Mulle ka mängija karjääri jooksul mulle helistati pankadest muudel küsimustel ja siis küsiti, et aga teeme kindlustuse ka. Ma ütlesin, võime teha vabalt, ma olen nõus, aga et ma olen profi jalgpallur ja tegelen profispordiga. Siis öeldi, okei, et siis on erijuhtum, et siis paneme kõne ära. Et see on kallis, sa võid teha, sellisel juhul siis ongi. Mängija on kindlustatud, siis sa saad erakliinikusse ülejärgmisel päeval operatsiooni, klubi maksab selle raha ära ja pärast saab kindlustused tagasi. Lihtne, tavaline kindlustus case. Aga ja kui ma kuulen seda poissi rääkimas seal, et ta jäeti üksinda sellises olukorras, kus ta on oma katkise põlvega emotsionaalselt, ikkagi väga tumedates kohtades. Siis ma läksin nagu keema. Et kui seal, kui päriselt, ja see Otto Robert Lipp, me jõuame ilmselt selle mänguni, on nüüd märtsis 2025 seal juhin tähelepanu Fama staadionil oma nende põlvedega. Lõi värava. Ma ei ole kindel, kas tal tänasel päeval on leping tehtud. Tol saates ta ütles, et tal ei ole lepingut. Ja see saade oli tehtud. See oli kolmapäeval äkki midagi sellist. Ja mees on Narvas kohal, seal kuradi Fama staadionil oma nende põlvedega lööb värava. Oli näha, et emotsionaalne hetk. Ja kui seal Kuressaare klubis, kui seal on natukenegi mingitel eesotsas on nendel inimestel mingit südametunnistust või asja, siis nad võtavad praegu kohe, kui nad kuulevad või vaatavad seda. Võtavad internetipanga lahti, küsivad Otto Robert Lipult, kui palju see kulu oli ja kannavad selle sinna pangakontole. Kõigepealt teevad lepingu ja lepingu siis signing bonus on 3000 eurot. Jah, seal oli tegelikult see summa vist läks seal suuremaks, et see opp ise oli natuke kopikad alla 3000 pluss seal siis taastumised, seal, mis ta seal rääkis, gameride võtmised ja mis seal kõik olid. Ja see leping, mitte lihtsalt leping ja 3000 eurot, vaid see leping ikkagi peab, see tavaline, see igakuine palganumber, see peab olema ka okei. Mitte see, mis... see on juba, jah, see on teine teema, et jah, et okei. No seda ju Otto Robert juba mõnda aega tagasi meile rääkis, et kuna hetkeseisuga, tol hetkel siis eelmisel kuul
need palganumbrid lihtsalt Eesti jalgpallis on nii väiksed, et ta ju reaalselt kaalus karjääri lõpetamist. Ei no jah, okei, ütleme Levadia, Flora, Kaljupoisid, kui neil selline olukord tuleb, neil ongi see, et see töötasu on palju kõrgem, nad saavad ilmselt sellega vajadusel ka hakkama, aga see ei oleks ka sellel hetkel normaalne, et ise maksad. Jah, on ka minu meeskonnakaaslased käinud välismaal, maksnud ise oma nende ravikuuridest, et ülehomme saada kuskil mingi imearsti juures vastuvõtul ja tehakse korda. Aga need on sellised erijuhtumid. Aga kui seal tõesti, et kui seal ma isegi ei tea, kes see veab neid Kuressaare asju, kes seal on tegevjuht, kes see... Nad ei tea ise ka vist seda hästi. Ei no, küll nad teavad. Et kui seal on nagu inimlikkust ja asju, siis tee see LHV internetipank lahti ja kanna sinna poisile see raha tagasi, küsi on. Kui ei kanna, siis ma võin ise... Vaata, Otto Robert Lipp ütles ka seal, et ta kaalus isegi varianti kuidagi küsimist. Aga et ei ole lihtne raha küsida. Pealtnägija viimane lugu, kus seal silmad piinlikkust täis, kus need poliitikud räägivad, kuidas nad küsivad suurärimestelt jõuldajal raha. Ei ole lihtne küsida raha. Ja Otto Robert Lipp ju mainis seal, et ma nagu ei hakanud küsima. Et kui päriselt, ma päriselt mõtlesin nädalavahetusel sellele, et kui ei kanta talle seda raha tagasi siukse pulli eest, siis ma teen ise korjanduse ja ma... Kuressaare klubi praegu... Jürgen, sul lubas ise teha. Ma küsin, ma käisin sul panna kas või 10 eurot, sul 10 eurot, mul tuleb, ma olen kindel, Kalev Kruus paneb 10 eurot, me saame 10 euro kaupa selle 4000 eurot kokku ja kannan sellele Otto Robert Lipule. Et see ei ole üksiku korranduse küsimus, see on küsimus nagu eelkõige klubile ikkagi, et ära, ma saan aru, et see on nagu tore mõte, aga sa ei saa seda vastutust nagu klubi pealt ära veeda. Kui me ei saa neid asju korda, kui me ei väärtusta neid, okei, me ei räägi nüüd täiesti nagu, isegi Eesti mõistest profispordist Kuressaare puhul või mõndade klubide puhul, see on paratamatus. Väga väike protsent inimestest või nendest noortest jalgpalluritest jõuab Eesti mõistes ka tippjalgpalli. See ülejäänud 95%, kellest ei saa jalgpallureid, nemad kujundavad meie elu tulevikus, nendest saavad ärimehed, poliitikud, mis iganes. Osadest saavad väga rikkad inimesed ja see kõik hakkab ju mõjutama lõppkokkuvõttes seda, mis moodi ta hakkab tulevikus jalgpalli tagasi andma või ei hakka. Kui teda on koheldud nagu ma ei taha siin väga koledaid sõnu kasutada. Kui teda on kehvasti koheldud, tal on halb emotsioon, siis ta ei tule tulevikus toetama seda oma endist koduklubi või jalgpalli, sest tal on see halb mälestus, kuidas temasse suhtuti selle hetkel. Et see kõik hakkab mingil hetkel, me oleme nüüd päris mõnda aega jälle iseseisvalt olnud riigina ja me hakkame need kiht-kihihaaval hakkavad need asjad nagu uuesti tummisemaks muutuma. Et siuksed emotsioonid mul tekkisid. Otto Robertile kindlasti suur kiitus ja ta julges rääkida. Intervjuu oli hea, respekt, see oli Martilt head küsimused ja nii edasi. Lihtsalt me praegu näeme, et see sama Otto Robert Lipp on oma selle nii-öelda vägivaldse eksi juures tagasi ja kõik on nagu hästi korras, eks ju. Kõige nagu naljakam on see, et ta räägib nagu sellist juttu ja siis läheb Kuressaarde tagasi. Ja ma tahaks loota, et veel kord ma ütlen, et ma tunnen Posti, ma olen taga koos mänginud, ma hindan seda meest hästi kõrgelt. Ma olen üsna veendunud, et see, millest see Otto Robert Lipp rääkis, need olid ju, ütleme siis, paari aasta tagused sündmused. See oli just eelmine aasta. Sellepärast ma nägin, et ta nüüd naasis, siis seal oli 400 pluss päeva. Viimast Premier Liiga mängust, aga kui tal hooaja eelsel perioodil... ütleme aasta tagasi. See oli 2024 algus. Et tänasel päeval on seal, vähemalt peatreener on selline vend, kellel on see õiglustunne paigas ja need väärtused, kes ei laseks sellistel asjadel juhtuda. Aga jah, et see ei ole normaalne. See ei ole normaalne. Ja Otto Robert ju, ta oleks võinud seal saates samamoodi rantida nagu sina siin, aga ta kõige selle jutu juures ta jäi veel Kuressaare suhtes, võiks öelda ikkagi üliviisakaks. No jäi, siis ta mängib seal ju ka edasi, et see ongi nagu kõige naljakam, aga
võib-olla ongi selline olukord, kus võib-olla kuskile mujale Premier League klubisse ei saanud, sul ongi ainus variant on sinna Kuressaare tagasi minna. Poiss, kes on, ilma lepinguta mängida. Kes on 3. eluaastast saati vutti tagunud. Noh, jah. Nii. Ehk siis siit kõikidele teistele klubidele ka, et tehke see kindlustus ära. Kui see... Ja mängijad osake nõuda sükest asja ka, nagu et see, lihtsalt okei, võib-olla sulle öeldakse ei, aga nagu sa ma arvan, et see nagu lüke tuleb mingi hetke ära teha. Me räägime mõnest 1000 eurost kuus jalgpalliklubi puhul, aastas. Mõnest 1000 eurost. Ja pluss see lihtsalt, et sul ei olekski seda tobedat perioodi, kus sa, ma ei tea, hooajalise ettevalmistuse teed täiskoormustega mängid niimoodi, et sul pole lepingut. Sellisel juhul ka sul ju kindlust ei ole, kui sa kuskil mujal tööl ei käi. Jah, et kui me peame nagu selliste kohtade pealt, kus me mängime nagu inimeste, sõna otseses mõttes elu, selles mõttes eludega, tervisega. Tervis on ju elu, Selle venal on nüüd, ma ei tea, kas tal oli üks põlv või oli vasak ja parem. Mõlemad erinevad vist. Eks siis erinevad põlved on ju. Et me räägime nagu, siin on veel 60, 70, 80 aastat käimist siin maamuna peal. Et me räägime sellistest asjadest, et siis, kui te ei suuda leida seda kindlustuse raha või kui teil ei ole tippdoktorite kontakte, kes võtavad mehed vahele ja nii, kuidas vaja on, siis kui te ei suuda niisuguseid asju leida, siis mis jalgpalli me siin arendame? Okei. Läheme edasi. Ja see ei ole, ärge võtke seda isiklikult, see lihtsalt, see ei ole nagu, oleks ükskõik kes olnud seal ees, sinna sellise näitena tulnud, oleks Otto Robert Lipp mänginud, ma ei tea, Paides või Floras või Tammekas, siis oleks lihtsalt oleks saanud keegi teine selle. Karika veerandfinaalid mängiti eelmise nädala sees ära. Levadia Sapoos 7-0 läks nii, nagu arvata oli. FC Tallinn versus Tallinna Kalev. Kalev võitis 0-5 või 5-0. Võib-olla pisut üllatuslikult, et see asi nii ühte auku läks. Ma natuke vaatasin seda mängu erinevaltest teist ja ma julgen arvata, et väga paljud üldse ei vaadanud seda, aga ma vaatasin, seal ikkagi Kalev esimese poole lõpus otsustas ära, seal löödi lühikese aja jooksul 3 väravat, et kui see esimene poole oleks jäänud 0-0, siis mine tea, mis teisel poole oleks ainult juhtuda. Sellepärast FC Tallinn ju tegelikult neil on nüüd talvel päris palju kogenud mängijaid lahkunud ja suurem osa vist Maardusse. Et eelmisel hooajal nad ikkagi nad lõid karikast ka Tammeka välja. Olid kuidagi tummisemad. Ja. Et lõpuks ikkagi, see esimese poole lõpp seal Kalev jõuga võttis ära. Transvaprus 3-1 Premier League võistkondade omavaheline Madin Kaborelt kübartrikk seal Transi või Narva hallis ja Narvale siis ka poolfinaali pääs ja siis kõige oodatum või suurema profiiliga mäng Kalju versus Paide 1-0. Kalju võitis 90+1. Nikita Ivanov otsustas selle asja ära ja saatis inimesed külmetamast koju. Meistrite liigat vaatama. Jah, et sina seda mängu kommenteerisid. Oleks tahtnud lisaaega. Jah, võib-olla esimene küsimus. Ei, kas oleks tahtnud, siis oleks võinud. Kas mäng vääris? Nagu alati, et oleks väga kinnine mäng oli. Eks see poleks, see juba tundus, et siin ei olegi varianti, et siin tulevadki pendlad. Aga kas see ilm oli selline, et oleks... Ei olnud, see kusjuures oli seal kommentaatoril on see telk ümber ja see ilma või need soojakraadi oli mõnusalt. Väike tuul oli lihtsalt. Aga nii, kui ma sealt kommentaatori telgist välja läksin, siis mis ma tundsin, et külm tuul. Aga seal sees oli väga mõnus, et mul poleks midagi selle vastu olnud, kui oleks veel 2x15 pluss pendaid peale pand. Aga oli aus tulemus? Või oleks viik oleks aus olnud? No viik oli aus tulemus tegelikult. Tegelikult oleks olnud aususest rääkida, nagu jalgpallis on nagu natuke naiivne, aga viigi mäng oli tegelikult. Et Paide otsis, üritas, Kalju seisis, ootas oma kontrat, kuigi neil ei olnud mingil hetkel seal mingid selliseid kontrasse jooksvaid mängijaid. Aga näed, jalgpall bloody hell, nagu öeldakse. Poolfinaalide loos siis toimub täna pärast lõunal. Poolfinaalid ise peetakse siis 13-14 mai, kava kohaselt minu teada finaal siis 24 mai. Ühesõnaga, kes võib-olla kõige rohkem hinge kinni hoiab loosi ajal on FC Flora, kes siis loodab eelkõige,
et Levadia ja Kalju ei satu vastamisi. Ehk siis sellisel juhul, kui Levadia ja Kalju satuksid vastamisi, siis tähendaksid, et Trans ja Kalev selgitavad ühe finalisti, mis tähendab seda, et automaatselt finaaliks oleks siis emal kummal selle mängu võitjal siis võimalus eurokoht endale napsata, eks. Jah, siis, ehk siis nüüd täna, kui see loosimine on, siis Flora jaoks on vaja, et läheksid, et tuleks Levadia versus Trans näiteks ja Kalju versus Kalev. Kalju versus Kalev. Või Kalju versus Trans ja Levadia versus Kalev. Ja. Aga noh, muidugi sellise variandi puhul on oht muidugi ka selline, et kaotavad nii Levadia kui Kalju, eks ju. Et, no ütleme ja on Flora igal juhul eurokohast. Ütleme karikafinaali kui sündmuse mõistes oleks kõige parem lahendus see, kui finaali jõuaks Narva ja Kalev. Yeah. See oleks sportlikult, rahaliselt, intriigi mõttes kõige turskam. Ja noh, teine variant oleks siis see, et meil lähevad ikkagi Levadia ja Kalju praegu kokku ja me saame igal juhul ka finaali, kus ühel võistkonnal on see eurokoha variant olemas. Jah, et... No Kalju ja Levadia finaali puhul lihtsalt kauks intriig ära, et seal ei oleks enam seda karik. Aga see on nagu naljakas asi, et me räägime, et meil on 2 suurklubi on finaalis vastamisi karikafinaalis, intriigi pole. Et no, mina kunagi pakkusin välja jalkaveergudel, et Eestis võiks ka karikavõitjal olla selline nagu märk, mis sa saadki ülejäänud aastaks külge, nagu vaata Itaalias on selline ümmargune Itaalia lipuvärvidega siuke märk, et saadki Coppa Itaalia võitja, sa saad terve aasta kanda uhkusega seda särgi peal, et Eestis võiks ka äkki mingi siuke asi olla, mis annaks natuke võib-olla mingisugust nagu sellist prestiiži või aud sellele karikavõidule juurde, et oleks nagu märk maas, et ma olen mõningas karikafinaalis osalenud oma karjääri jooksul ja tegelikult see ongi pull, et sellise laua taga istuvad inimesed pahatihti nagu lähebki see fookus just sellele eurokohale ja rahale või sellele asjale nagu eurokohale just eelkõige. Aga mängijana, kui ma nüüd meenutan, siis sa teadsid küll, aga see sind väga ei huvitanud, et tahtsid ikka võita. Sa tahtsid võita ja kas nüüd saab Euroopasse sai seal Sillamäe Kalev või Narva Trans, see nagu absoluut ei kõigutanud. Et sa mängid ikkagi karika peale ja CV-sse läheb kirja karika võit. Ja peatreenerid seda ka tihti toonitavad. Aga ma mõtlengi, me peaks ka hakkama tegelikult, alustasime nagu valest otsast, me peaks rääkima ikkagi, kes võitab karika ja see, kes saab Euroopasse nagu teise järgil asi, aga kuidagi nagu... See on nagu boonus on ju. Kuidagi nagu ei tundu niimoodi olevat. Räägime Premier League'ast ka, siis teine voor pakkus päris omajagu üllatusi ja tegelikult esimene mäng kohe Flora Vaprus ja Sportland Arenal siis Flora teist nädalavahetust järjest jäi võiduta, seekord lausa kaotas, eelmine kord siis 2-2 Viik Transiga, seekord 0-1 Vaprusele kaotus Henri väljalt selline 98 või 2002 nüüd Ronaldinho oli 2002 MM-il Ronaldinho pani selle ilusa värava Inglismaale veerandfinaalis. Intervjuus mainiti ka seda, siis ta ütles, et ta polnud veel sündinudki. Ta polnud veel sündinudki, jah. No tegelikult oli, aga mina peast arvasin, et see oli 98, aga tegelikult oli 2002 ja välja oli enne 2002 natuke sündinud, mis ta on 2000 või 2001 sündinud. No, jah, oli selline, et ta ei mäleta seda. See ei olnud mu ainus aps selles mängus. Olgu öeldud, et välja oli 1-0 värava, mitte 1-1. Mul oli ikkagi, esimene mäng veidi roostes ja ma ikkagi päris mitu minutit arvasingi reaalselt, et seis on 1-1. Sa suutsid mind ka juba kahtlema panna. Ehk siis seal Floral oli mängu alguses võimalus ja ma ei tea, kust mul kuidagi kuklasse jäi, et nad ühe ära lõid, aga õnneks käis see klõks läbi ja mingi hetk taipasin, et ikkagi 1-0. No keegi sul andis märku või? Ei, kuidagi endal tuli, nii et ma ei tea... Vaatsid tabloole korra? Ei, tabloo on ju selja tagas Sportland Arenal, ma ei näe seal. Ekraani peal on ka ju seda vaata. No ekraani peal seal võib vahepeal igasuguseid asju olla, seekord oli õigesti, aga siirad vabandused kõigile, kelle ma segadust sajasin. Võtame vastu. Ma juba hakkasin sulle kirjutama peaaegu. Aga Flora pärast, kui eelmine saade rääkisime punastest lipukestest, siis mure on ikka päris suur nüüd. Kui see on 2 mängust 1 punkt kirjas, Vapruselt saad ka kodus veel üle tahi. No Vassiljev ütles, et ta ei ole murelik. Kõndides kedagi me ei võida, mis muidugi see oli siis nagu viide sellele füüsilise ladumisele jälle. Ei, see oli viide sellele, et seal silmnähtavalt esimesed 60 minutit ju Pärnu Vaprus
Pärnu Vapruse mängijate kehakeel oli selline, et me läheme lõpuni, me tahame ja see loeb päris palju jalgpallimängus. See karjus näkku, et seal oli seda sükest, ütleme, südant nagu rohkem taga ja sükest sportlikku viha. Kas või võttagi see, mängu lõpus juba see, kes seal ütpas sinna ette, oli Villota vist või? Seal oli 100% juba värav tulemas. Et kõik siuksed momendid, et ilmselt peatreener Vassiljev vihjas nagu sellele, kui ta mõtles seal jalutamist. Jah, Nõmm tegi päris mitu head tõrjet, eks, et Vaprusel seal kaitses tõesti pandi ikka, see nullimäng teeniti ikka väga, väga sügavalt välja, et no tegelikult mainisin ka, et korraks ütlesin, et 1-1, et seal mängu alguses Floral olid päris head võimalused. Sapinen pani latti, eks ju. Sapinen pani peaga latti, see ei ole mingi selline kindel võimalus, seal oli, kellelgi oli veel mingi võimalus ja teisel poolajal ju ka, Flora ikkagi, sa ütlesid esimesed 60 minutit äkki, ma ütleks, pigem see terve teine poolaeg oli suures plaanis ikkagi Flora käes. Viimased pool tundi oli ikkagi Pärnul nagu täiskaitse ja kannatamine seal. Et kui sealt Floral oleks mingisugune õnnestumine kuskilt tulnud, et võib-olla räägiks üldse teist juttu. Aga see jalgpall on selline. Ja Sapineni see peaga löök, see ikkagi kvalifitseerub võimaluseks, et ta sai 5 meetrilt löögist peaga suhteliselt vabalt löögil, et see oli ikkagi hea võimalus, ta lihtsalt lõi selle sinna natuke latti pihta. Ja seal teisel pool ajal ju ka Nõmm oligi vist Sapineni löögile ikkagi väga-väga hea tõrje lähilöögi vastu ja pärast seda siis Andero Kaares ka veel napilt mööda. Kaaresel on nüüd huvitav lugu, et tal on sa rääkisid selle, et üks voor veel järgmises mängus on tal, kui ta nüüd järgmine voor oli Kalevi vastu, et kuidas seal skoori teeb, saab temast Premium-liiga kõige aegade noorim väravlööja. Sa ütlesid selle nimega, et seal praegu on esikohal Martin Vetkal. Mitte Patrick Kristal? Ei, Kristal on noorim mängija, aga Vetkal on noorim väravlööja. Kristal ju Levadiast vist ei lööndki lõpuks ühtegi väravat ju ta Paidest. Kas see Transi vastu löödud mingisugune pool õnnega värav oligi ta esimene äkki või? Võib-olla jah, aga ta on vist seal kuskil tabelis peaks olema seal esikümne lõpus või kuskil seal. Just, ühesõnaga Floral on asjad üsna kehvasti. Korra lihtsalt vaata, mis Florat ees ootab. Ja jälle standardist värav, on ju? Florale. Ja Ristnurk on alati vaba. Oota, sa küsisid sellelt, sa küsisid Välja käest, et kas ta tahtis. Ma kahtlen, et ta niimoodi tahtis. Kui ta veel see hooaeg, ütleme, ühe lööb siukse veel, siis ma võtan kõik oma sõnad tagasi, ütlen, et okei. Tahad, siis tahad. Aga mulle tundus, et ta läks ikkagi senderdama ja läks natukene liiga 2 millimeetrit palli suhtes, siis tabas vasakult ja natukene liiga alla. No ristnurk oli vaba. Ta oli vaba, aga pall sinna kukkus. Et kui tahtis, siis kõva. Mina isegi pun arvama, et ei päris nii ei tahtnud. Ütleme, kogu see kehakeelsel tähistamine ka oli nagu natuke see, et okei. Kas Ronaldinho ka, tema läks seda... Ronaldinho puhul ka ju kohe räägite sellest, et kas ta mõttes või mõelnud, ta ise jäi ka nagu selliseks ambivalentseks. Aga selles mõttes kõva mehe tunnus on see, et sa lähed ütled, muidugi tahtsin. Aga kus juures kui võrrelda seda Välja ja Ronaldinho väravat, siis ma ütleks, et äkki Välja oma on, tal oli raskem lüüa seda. Lähemalt, jah. Lähemalt, see oli nagu sealt kasti lähedalt müür ees, ta pidi ikkagi keerutama. See Ronaldinho suhteliselt kõrge kaarega sai selle sinna lasta, Välja oli ikkagi nurk veidi teravam. Aga samas, et nii kaugelt nagu Ronaldinho lüüa, sa pead ikkagi, see löök peab nii hea olema, sest väravail on palju rohkem aega, eks ju, reageerida. Kui ristnurk on vaba, siis... Et Väljale siis selleks hoojaks, et väga ilus värav. Ülesene veel mõni selline lüüa. Löö üks veel, siis ma võtan kõik sõnad tagasi, ütlen, et kuramus, et mees tahabki nii. Muidu ei usu. Levadia suutis siis oma võidu kätte saada, aga ka üsna raskelt Sepa staadionil Tammeka vastu siis 3-2 lõpuks. Ahmad Kero seal esialgu tühistatud värav loeti ikkagi ära lõpus ja 3-2 võidu väravaks osutus. Levadia on ka ikkagi haavatav, ei ole mingisugune 5-0 võidumarss üksteise järel tulemas.
Levadial sel hooajal juba teine, 3-2, kui superkarikas juurde arvata. Et see kaitse praegu, see avavoorumäng Harjuga see selleks, aga 3 mänguga 4 väravat lasknud. Mõeldes, mis siin eelmisel hooajal Levadia kaitse oli ikkagi väga kindel. Ja samas need kaitsemängijad ise, eelmine saade ka rääkisime, on nagu väga resultatiivsed on. Tanel Tammik on kogu liiga topscorer praegu. No Tanel Tammik unistuste algus Levadia karjäärile. Vana ja see non-celebration ka selle Tammeka vastu löödud ära. Aga kusjuures see oli huvitav. Ma vaatasin selle mängu tippetki ja Tammik lõi Levadia teise aina või esimese. Teine. Esimesele Peetson. Kui Peetson lõi esimese, siis ta küll Peetsoniga läks kohe tähistama. Aga kui ise lõi, siis ei tähista. Ei no see on ju muidugi, kui sa endise koduklubi vastu lööd ja sõber lööb, siis ikka tähistad. See on tavaline. Aga no seal tegelikult see, kuidas oli see Kallas, kes vist kaitses. Esimese vaata, sa ju tead, et seal pole Fombat enam Levadias. Nurgalöökide hetkel on, kui mitte kõige ohtlikum, siis üks ohtlikumaid vendasid standardite hetkel on Rasmus Peetson. Standardid on sellises mängus, kus sul on kuiv sepa vana kunstmuru kate. Standardid on võib-olla keskmisest olulisema tähtsusega selles mängus. Ja kui sa kaitsed seda Rasmus Peetsonit ühte vastaste kõige ohtlikumat peamängijat niimoodi, et Rass lükkab su korraks, see on isegi lükke, see ei kvalifitseeru lükke alla, vaid ma ei tea, siuke hell tantsuliigutus. Ja kui selle peale ühe kõrgliga meeskonna keskkaitse kukub põlvede peale ja lüüakse sulle peaga sisse, siis võiks seal treener ei saa ka suurt midagi teha, et see peab mängija enda otsa. Selline asi, et isegi mina sain aru, et sealt tema pealt käris selles olukorras. Et nii ei saa lasta, nii ei saa sellises mängus nii ei teha, nii ei tohi teha, nii ei saa teha. Ja see ongi, et mida tipule lähemale, siis selliseid asju naljalt andeks ei anta. Et sellele järgneb pahatihti mingisugune asi ja see asi on tavaliselt pink. Aga Tammekal oli ka üsna palju võimalusi tegelikult. Enne seda ju Tammeka viigivärat Basharil ju lõi suluseisust värava. Oli vist kohe alguses. Läksid 1-0 juhtima, aga siis see värava ei lugenud. Ja Tanimovo lõi ka siis selle teisel poolel selle 2-2 värava. Et jah, seal Levadia ikkagi päris nii võimas vist ei ole, kui tundub. Just nimelt kaitseliin on see, mis praegu tundub nagu haavatav. No, mis on... Aga Tammekale jällegi plusspunktid tegelikult ju. Tammeka üldmulje on hea, aga seal lõpus ju Valner tassis välja, et seal ju tegelikult viimasel sekundil oli variant, Valner sai sealt päris hästi selle käe vahele, aga jälle märk sellest, et lõpus oli Tammekal varianti viigistada ja need Tammeka on jätnud jälle sümpaatse mulje, et jätkavad nagu eelmise aasta radapidi. Kuigi see esimese vooru kohtumine Kaleviga, see teine poole võib-olla ei jätnud nii kindlat muljet, aga kui selle Levadia vastu tuled 2 korda kaotusseisust ikkagi välja, siis see näitab sisu. Markus, millal sina lõpetasid Tammeka vastu väravat löömise tähistamise? Või millal sa alustasid tähistamist? Kas see karjääri lõpuni Tammeka vastu lööd väravad olid need või? Ei olnud, ma ei teagi. Palju ma üldse neid väravaid selle Tammeka vastu lõin, et Tamme staadionil meenub üks, kus ma panin äkki Kaido Koppel oli väravas välisküllega varemale pani risti. Siis meenub siin A Le Coq'is Mait Toom siiamaani räägib, et tema püüdis selle palli nurgalöögist kinni. Aga mina lõin selle tegelikult peaga enne tema käppasid nurgalöögist jälle võrku. Ja siis meenub, mis asja, ma tähistasin ikka. See oli kuidagi teistmoodi, et see oli juba nii palju aega oli mööda läinud, et me siin meenub kohe siin, kus me kõvasti tähistasime, kui meil olid oranžid särgid. Flora siis... 25. Flora 25 või? Oranžid särgid olid üheks mängust tehtud. Ja me lõime mingi 90 pluss, ma ei tea, 5. Kams lõi vist või? Kams lõi, jah. Ja siis me ikka tähistasime päris hullu pööre. Et mul ei olnud neid... sest nii palju aega oli mööda läinud, kuni ma sellele Tammekale esimest korda vist värava lõin. Okei. Ja mingi vahe ju Tammeka selles mõttes, et seal oli natuke teistmoodi. Mina ära läksin, siis muutus Maak Tammekaks ja kuidagi natuke need side kadus ära natuke. Mingite technicalitite pealt ära. Muidugi.
üllatused jätkusid samal ajal tegelikult see mäng. Oota, Tammeka mängust veel üks pull asi. Nii. See naljakaid asju ka, see intervjuu lõpus oli, kes nüüd andis selle Tammeka intervjuu, see oli väga põll ja siiras, et mees nagu ilusasti kummardus mikrofoni poole ja siis nagu Johannes Vedro siis vahepeal vaatas nagu kaamerasse ka, kui ta rääkis nagu selle reporteriga, see oli hästi pull vaatamine, soovitan järgi vaadata, et plusspunktid sinna intervjuu stiilipunktide eest. Üllatused jätkusid, samal ajal Trans-Kurre mäng, Trans sai oma kaua ehaldatud kaotuse lõpuks kätte ja sümboolselt just siis Kuressaare käest, kus Kožuhovski Transi ju tuli, et Demidov mängu alguses ja nagu öeldud, Otto Robert Lipp siis mängu lõpus lõi värava ja Kuressaare ei olegi üldse ju halvasti hooaega alustanud, kes siin ennustas neid päris viimaseks, tuleb hakata vist juba varakult sõnu sööma, et kahe mänguga ikkagi 2 väga korralikku esitust ju. Peaaegu 4 punkti. Jah. Kes mina ennustasin õige. Nad on ise kohta, palju neil on 2 mänguga 4 punkti? Ei, peaaegu oleks. Moraalselt 4 punkti. Ei, no mis moraalselt. Ei, no tegelikult on 3. No. Florast eespool. Kuressaare edestab Florat. Ma ei usu, et ülemäära tihti seda ma hakkasin ise ka mõtlema, et pole välja uurinud, millal viimati juhtus, kas on üldse juhtunud, Floral on 2 mängu ja ainult 1 punkt tabelis kirjas. Ma ei ole praegu nüüd tabelitki vaadanud, kas see Flora on nüüd 9 või kus ta täpsemalt seal on. Kalevil on ainsana 0 punkti. Ma olen nagu need mängijad, kes me tabelit ei vaata, aga no 2 vooru... Ei, no see on vanad, et hea hooga on vajalik minema minna. 8 on Flora, Tarns on ka tagapool. Et see ongi, aga lõppkokkuvõttes loeb see, et Levadia võtab oma 3 punkti ära ja see on ju tabelis kirjas. Kuressaare on 3. muideks, 3 punktiga. Aga tabel on tihe ka, ega seal on jooksnud need mängud sellised. 3 punkti peal on meil 4 võistkonda, 5 võistkonda, pool tabelit. Aga seda Kuressaare Narva mängu ma ise isiklikult ei näinud, et vaatasin ainult seisu ja pigem minu jaoks üllatus, et rohkem ma selle mängu kohta midagi öelda ei oska. Mulle tundus, et ma ka ei näinud neid laupäevasid mänge pärast seda Sportlandi mängu Flora ja Vapruse vahel. Pärast seda ma neid teisi mänge ei vaadanud. Aga mulle tundus, et Kuressaare küttis ennast juba enne mängu korralikult üles. Need mängueelsed kommentaarid olid ka sellised, et viidati sellele Kožuhovski jutule, et ta hooajalisel perioodil tahtis seda ühte kaotust saada, et kuidas mehed reageerivad, kuidas sellest välja tulla ja endisele treenerile, et tahtsid selle kaotuse kinkida ja ei õnnestuski. Tegelikult on need lahedad asjad, kui sa kuskil midagi välja ütled. Ma ei tea, kas see nüüd lihtsalt see lause, et ta tahab ühte kaotust, kas see nüüd maksis talle siin teises voorus kätte või mitte, ilmselt ei olnud selles asi, aga lihtsalt jäävad meelde sellised asjad ja teised kasutavad ära neid. Ei, no nende väljaütlemistega tuleb me oleme sellest rääkinud, et miks need mängueelsed kommentaarid ja järgsed kommentaarid on kuidagi nii üheülbalised ja igavad, et meenub alati see Karl Rudolf õiguses ütles, et kui me võitsime, siis ta ütles seal intervjuus, et nüüd hakkab kõigil hakkab siin ikkagi väga keeruliseks minema ja siis me saime järgmine mäng kohe põpp. Aga minu arust nagu, see on nagu natuke ületähtsustatud see, et näed, nüüd sa ütlesid niimoodi ja nüüd me kaotasime, mis on siis? Ütles siis kaotas tuli, siis tuli. Selles suhtes ta teeb ju kogu asja teeb värvikamaks. Ei no muidugi teeb värvika, siin jällegi, et üks mees otsustas mänge siin ja siis me saime hooaja lõpus nüüd mõnusalt öelda, et otsusta mänge ja me otsustame tiitleid. Et need väljaütlemised on näha, aga see kõik käib jälle jalgpalli juurde tegelikult, ma ei tea, mõtleme kas või ma ei tea, Haaland versus PSG, kuidas need tähistused seal on ja tehakse nagu nii-öelda mõnus lõõpimine või siuke tagasitegemine käib, et see käib spordi juurde. Tuleb hakkama saada. Harju versus Kalev. Harju siis teine tulemine sai natuke kiirem alguse kui esimesel korral, kas oli 9. voorumäng või 10. voorumäng, kus need võidu kirja said siis Levadia üle, eks ju. Siis seekord juba teises voorus Kalevit 2-0 tuuseldati või löödi. Karel Eerme ja Kristjan Kriis siis värava autorid ja
tabeli tagumises pooles, ütleme, kui me räägime sellest nii-öelda püsimajäämise heitlusest, siis sealt ikkagi selge selline avaldus, et meie ei ole see, kes viimaseks kavatseb jääda, vaid Kalevist oleme paremad. Ja nii oligi ju tegelikult. No eilset mängu ma vaatasin ja ma ei ütleks, et see selline tuuseldamine oli, pigem see oli ikkagi selline võrdne mäng. Võib-olla veidi oli Harju parem. No ma selle statistikat vaatasin, et palli valdamine oli Kalevi kasuks, vist isegi peallöögid olid enam-vähem vist võrdselt. Tuuseldamine oligi natuke selline... No selles mõttes nad mõne minutiga tuuseldasid ära selle Kalevi. Mõne minutiga 2 väravat ja tegelikult 2 väga ilusat väravat. Üldse kuidagi hooaja alguses, mis siin 2 vooru mängitud, 10 mängu ja päris palju ilusaid väravaid on löödud. Aga jah, see oli juba siin teises voorus selline tabeli alumise otsa 6 punkti mänge. Et need omavahelised mängud, need siin juba kohe hooaja alguses, need võivad päris palju ikkagi tervet hooaega silmas pidades lugeda. Aga ütleme, sa ütlesid seda mängu vaatasid põhjalikumalt, et kas Kalev nagu jättis sellise mulje, et nad suudavad kellegi vastu ikkagi punkte võtta mingi hetke? Suudavad küll, ma ei usu, et 0 peale jäävad. Ei, muidugi jätsid sellise mulje, ma vaatasin seda mängu ja... No 15 punkti hooaja jooksul, üle või alla? 15? Üle. Ei, üle ikka, jah. Aga Harjust kiirgab väga selgelt nüüd täpselt seda, et meeskonnana, klubina nagu teatakse, mis ees ootab, on tehtud vajalikud korrektuurid, mängijad on saanud aasta 2 vanemaks võrreldes siis selle eelmise käiguga. Pluss üks Premium Liiga kogemus all. Jah, Premium Liiga kogemus all, et see nagu kuidagi peegeldus vähemalt mulle sinna päris hästi kätte ära ja ütleme, et seal ees need 2 ründajat, need võivad siin täitsa korralikult peavalu hakata tegema. Aga Christopher Piht ka veel peale, kes vahetusest tuli. Jah, et kasutasid oma võimalused ära, mida nad ütleme siis oma sellel üle-eelmisel hooajal, kui nad esimest korda ajaloos kõrgliigas olid, võib-olla ei osanud või ei taibanud kasutada või ei jõudnudki sellisesse punkti, et kasutada neid võimalusi ära, siis nüüd kuidagi natuke sirgjoonelisem muidugi on see mängujoonis, aga see on ju täpselt see sama asi, millest me selle eelmise treti teinud Harju puhul rääkisime tollel ajal juba, et nad tegid ju selle muutuse mingi suve jooksul seal ja siis see läks asi natukene konkurentsi võimelisemaks. Aga Kalevist rääkides siis ikkagi, mida me ka hooaja ennustussaates mainisime, see noor ja kogenematu tagaliin, et see esimene värav, just nii vabalt saab sealt 5 meetrilt esimesele igriis ja nii vabalt löögile seal täielikult kaotati ära ja see teine värav oli ka selles mõttes, okei, see oli hästi mängitud, ilus värav, aga see oli ka selles mõttes selgelt ära hoitav. Et see kogenematu tagalinn, see, nagu ma arvasin, et see hooaja alguses see võib kätte maksta. Loodetavasti kuidagi Kalev saab oma asjad kaitses ka klappima. Okei, neil rünnakul ka praegu ei ole midagi tulnud, aga hetkel, ei tahaks, et see mingisugune peksupost liigas välja kujuneks. Ei tahaks, aga mul lihtsalt mingi sisetunne on, et niimoodi võib natukene justkui minna. Ma ei usu, et siin nüüd täitsa sellist meeskonda meil välja kujuneb, kes nüüd täitsa sabas hakkab sörkima. Ei no, kui Kalev järgmises voorus Florat võidab, siis Flora võib Kalev on lihtne mäng tulekul. See on ju tabeli lõpu uuesti see keldrikorruse 6 punktikas. Ongi, et Kalev võidab järgmises voorus Florat ja kes seal 9 oli? Mida Kuressaare Trans oli. Ja Trans, ma ei mäleta peast, kellega mängib Paidega vist. Et sealt punkt ja siis Flora ongi viimane. Aga see Harju atmosfäär ja see, ütleme, et sellised positiivsed tulemused ju teevad selle Harju kodumängud või need Harju kodumängud veelgi mõnusamaks, et seal nüüdki oli päris tundus läbi teleka, et päris palju rahvast melu see oli. Tehislikult oli selgelt ka juurde tekitatud. Üks pealt vaata. Ei tea, kas see loeti ka sinna protokolli ära või? Täppe loed, siis võib-olla täpp loeb automaatsest ära. Aga kusjuures ju see protokollis on ju pealt vaatajaid. Seal ei ole, et inimesi staadioni. Elus inimesi või? Et see... Kas see elutu objekt saab olla pealt vaata? Et see tuleb kasuks ja see on äge ja ma arvan, et
nagu ikka meil siin on, et võit toob rohkem inimesi staadionile ja ilm läheb soemaks ja seal endiselt see oli see, ma ei tea, mis pill see nüüd on, kes siin on vähe musikaalsem inimene kui mina. Pasun või trompet või mis see on? Minu arust need on kõige tavalisemad need Kossu-tribüüni pasunad. Harju nagu, need fännid on nagu, kõik vihkavad neid pasuneid, kõik teised jalkafännid, aga need võtnud, et see on meie asi. See vend teeb seal seda, täitsa ikka mängib neid lugusid seal täitsa nagu. Niisugune teistsugune. Korralikult. Ta mängis seda kuulsat, nüüd mängis minu arust seda kuulsat Itaalia lugu, see, mis AC Milan laseb enne mängu see. Pane veel natuke. Ei, ma ei oska. Tead küll seda kuulsat laulu? Sotsmeedias klippe ka vaja. Ei, ma päriselt praegu ei saanud aru, mis see laulus. Ei, ma sain aru. Sa tead? Laula sina. Ei, ma ei ole üldse musikaalne inimene. Ma tean seda, Ei. See on see, mis AC Milani kodumängudel mängitakse enne mängu. Instagramis on üle. Ma ei käi Instagramis, aga. Paide versus Kalju oli võib-olla selle vooru kõige rohkem kõneainet pakkunud mäng. Esiteks mäng ise lõppes Paide 4-0 võiduga. Sten Renkord, Robbie Saarma, Martin Miller, Siim Luts lõid väravad. Aga Aleksander Nikolaevi punane kaart seal kohe, see oli vist 0-0 seisul veel, eks ju, või oli 1-0? Ei, see oli 1-0. Ühesõnaga, see ikkagi mõjutas seda mängu päris palju ja mõjutas ka võib-olla rohkemat kui ainult seda mängu. Ehk siis punane kaart täiesti aus olukord. Minule esimese korduse pealt, kus ma mõtlesin, Kristel Ohver äkki pingutas natuke üle. Juures tal oli 3 kaart, oli taskust väljas minust. Nii kui nägi siis, kui ta nägi, et oli veri lahti, seal ei olnud ilmselt küsimust. Aga nägite seda pallipõrget või? Tunduski, et see tuleb ilusti Nikolaevil, nagu see kuidagi vindiga tõmbas siis rohkem Televitsi poole ja siis ta sai ise ka aru, et Nikolaev ise ka nagu ei protestinud, ta sai aru, et okei. Loll olukord lihtsalt. Aga see loll olukord, aga oleks seal mingi 20 senti alt poolt üritanud Televits peaga mängima minna, siis oleks juba küsitav olnud, et kas sa lähed peaga liiga alt mängima või siis antud olukord oli õige, et jalg oli natuke liiga kõrge. Ei, selles mõttes see õige otsus, aga lihtsalt Nikolaev vaatanurgast, ta ei tahtnud seal midagi halba, et lihtsalt tema jaoks nagu loll olukord, et see pallipõrge lihtsalt kuidagi niimoodi tema jaoks õnnetult. Ei, seal tahtlikku midagi polnud. Aga Ei mis Paide tegelikult ju oli hädas alguses. Olgem ausad. See Jabir oli päris siuke nahksakas seal isegi ees. Tundus. No seal Kalju jättis mingi 3-1 see oli see olukord, kus tuli söötuli täiesti selja taha. Jah, ja võt selle pärast üldjuhul öeldaksegi, et väliskülje sööt on pigem ebastabiilne ja mitte kvaliteetne sööt, et välisküljega sööt kipub pahatihti minema rohkem viltu kui siseküljega sööt. Aga okei, antud olukorras natuke ta oli sunnitud seal välisküljega üritama, et kiiremini see pall sinna saada, aga jah, et see olukord läks puhtalt seal selle väliskülje söödu nahka. Aga Paide oli tundus, siuke mulje jäi, et nad nagu, nad üritavad teha seda, mida treenerite tiim neilt nõuab, mida nad on harjutanud. Aga kas seal on nüüd see täitsa sealt sügavalt südame põhjast tulev usk ka taga? Ei tea. Et seal, siis tulevadki need seal Charju söötis ühe korra seal number 6 söötis mööda, tuli seal ohtlik olukord. Et, aga kosusid ja Saarma vedamisel tubli, Robi. Ma siin kunagi ütlesin, et hakkab tegema ja mees teeb. Mina valisin enne vooru Fantasy, kas ma lähen Sappineni või Saarmaga. Ühest pidin loobuma ja muidugi ma loobusin Saarmast. Ei ole üllatav, et kehvad otsused. Ei olnud tõesti. Et mööda paned. Ei olnud tõesti. Ei, Saarma on ju, vaata ma kunagi ütlesin, et hakkab nüüd lööma ja panema ja senderdab ja tunneb, tal on mõnusalt, tal on vasak jalg ka päris hea ja need senderdused on head ja tal on kastis nüüd olemas mees, kes senderdus oligi vasaku jalaga. Mõlemad senderdused olid vasaku jalaga, et tal on need see olemas ja tal on nüüd kastis olemas ka tegelikult Renkorti näol selline mees, kes risti ette ei löö, et selline Sagari tugiainini stiili vend, kes ei karda haiget saada ja läheb nende pallide peale ja see vahet ei ole, seal Miller sai ka rääkides kasti kaitsmisest, siis Kalju ka ju täiesti vabalt lasi Milleri peaga lõigile. Jah. Räägime natuke sellest peamisest poleemika tekitanud asjast ka, ehk siis KTM reeglist.
selle Nikolajevi punase kaardi järel, Nikolajev oli Kalju KTM, siis 1-2 KTM-ist algkoosseisus. Nikolajev sai punase kaardi, lahkus väljakult ja selle järel siis paar minutit hiljem Kalju tegi pealtnäha üsna arusaamatu vahetus, eks ju, Jabir välja ja kas oli Orlov, kes tuli sisse. Ja vahel Artjunin selles kiires flash-intervjuus ütles, et see oli lihtsalt taktikaline või taktikaline vahetus pärast mängu. Andreev ütles, et see oli tingitud siis KTM reeglist, ehk siis neil oli vaja 2 KTM-i platsile. Ja neil oli mängu alguses siis 2 KTM-i platsil või? Mängu alguses oli. Nikolajev ja... Ainult 2 KTM-i oligi või? Jah, no 2 ongi minimaalne, mis sul vaja. Ja ma mõtlengi, et ja neil oligi täpselt 2 platsil siis, jah. Ja noh, selles suhtes see on päris huvitav kaasus, sellepärast, et võtan kohe ära, Kalju sai sellest reeglist valesti aru. Et tegelikult ei pea, kui sa punase kaardi saad, sul saab KTM punase, sa ei pea, idee poolest peaks siis ju sama mängu pausi ajal juba tooma uuesti kellegi platsile pingi pealt. Minu arust see ei olnud üldse võimalik, sellepärast et kohtunik Tohver ju lasi suhteliselt kohe ju küljeaudist või... Ei, no mõtlengi, kui see reegel oleks... Ei, reegel on valesti kirjutatud. Aga seal ongi küsimus nüüd, et see reegli sõnastus, ma loen selle igaks juks ette. Võistkonnas peab mängu alustama vähemalt 2 ja kogu mängu jooksul väljakul olema vähemalt 2 KTM-i, välja arvatud juhul, kui KTM eemaldatakse, saab vigastada või ei saa mõnel muul põhjusel mängu jätkata ja võistkonnal on kõik vahetused juba tehtud. Seda lauset saab lugeda 2 täiesti erineval moel. Ehk siis, välja arvatud juhul, kui KTM eemaldatakse, kas sa paned sinna punkti, või siis võtad selle suure pika lause lõpust ka selle ja võistkonnal on kõik vahetused juba tehtud. Ehk siis Kalju ilmselgelt võib-olla seda reeglit mitte läbi, ma ei tea, mõelnuna või sellega varem sellisel viisil kokku puutumata, läks ilmselt paanikasse ja arvas, et meil ei ole vahetused ju tehtud, me peame kellegi nagu uuesti panema, et meil oleks 2 KTM-i platsil. Aga tegelikult, ma suhtlesin ka Jalgpalliliiduga inimestega sealt üle, mitu kohtunikku kirjutas mulle kusjuures pärast seda, kui meil ka ülevaates ilmus seal, et selline asi oli, et tegelikult ju niimoodi ei ole, et kohtunikud on kogu aeg niimoodi teadnud, et kui sul KTM saab punase, siis sealt niikuinii vähemuses on, et sa ei pea tooma pingilt teist KTM-i platsile, sa ei saagi ju asendada punases on mängit. Aga mängu peab alustama 2 KTM-i ja lõpetama. Ja kogu aeg peab platsil olema vähemalt 2 KTM-i, aga kui sul 1 KTM saab punase, siis sul ongi niigi üks... Aga seal on ju öeldud, et ainult juhul, kui sul on vahetused tehtud, siis võib lubada. Aga ma ütlengi, seal ongi seda lauset saab lugeda väga erinevat pidi. Tegelikult õige tõlgendus on see, et välja arvatud juhul, kui KTM eemaldatakse, sinna võiks panna tegelikult, ma kahtlustan, et see reeglites mingit ka ära tehakse, pannakse semikoolon sinna või kirjutatakse lause kuidagi ümber. Eemaldatakse semikoolon või siis saab vigastada või saa mängu jätkata ja kõik vahetused on juba tehtud. Igast point on see, et sul, kui sa võtad ühe KTM-i ära, siis kui sa vähemuses jätkad, see on nagu okei, tegelikult. Ehk siis Kalju ei pidanud seda vahetust tegema. Kalju ei pidanud seda vahetust tegema. Aga mulle meeldis see, kes selle kokkuvõtte seal kirjutas, jälle nimesid ma ei vaadanud, et tehniliselt võttes Kalju rikkus seda reeglit ja ta ei pannud kohe seda KTM, mis ongi võimatu, sellepärast, et vahetus ei juba valmis. See peaks just kogu aeg valmis olema ju, et äkki saab keegi nüüd KTM-is punase ja nüüd aga kusjuures, oletame, igatahes Kalju reageeris sellele väga kiiresti. Nemad arvasid, et peab siis teine KTM kohe väljakule saama. Reageerisid jumala kiiresti. Kohtunik lasi mängul jätkuda ja see mäng jätkus peast ütleme mingi 1,5 minutit. Siis tuli see nurgalöök ja siis kohe järgmise mänguseisakuga Kalju tegi selle vahetuse ära. Et nemad väljaku kõrval tegid enda arvates kõik õigesti ja korrektselt, et nad kohe reageerisid, kohe otsisid KTM-i pingilt, et... Kuskilt tuli see info ikkagi Andreevile või peatreenerile või treenerite tiimile, ma eeldan sellepärast, et peatreener, ma mõtlen, et see ei ole ju asi, millele ta peaks või suudaks mõelda. See käib töö üles, et hulkana sa pead mõtlema. Äkki Orlov ise ütles, et kuulge. KTM! See on see reegel, 2 KTM-i peab olema. KTM-idel käed pisti vaata. Ta Jabiri välja. Tõesti, vääraks medalit Orlov sellise... Kaljul on siis see aasta apu käes KTM-idega või pingi peal ikkagi oli? Ei, kusjuures on küll apu käes, sellepärast, et Tamm lahkus, Komissarov vist oli KTM, Reginald oli KTM,
kui ma nüüd ei eksi. Oli, et oli piisavalt palju mänge. Need 3, Berk on vigane. Berk on katki, ta on pingi peal olemas, aga tal on tegelikult on ju, jah, käsi on katki. 4 KTM-i juba puudus. Läinud. Ja teine KTM Romi Siht vist, jah? Romi Siht peaks olema, jah. No Romi Siht on kindlasti KTM, jah, aga seal igast need noored poisid, kes seal on, kes seal ei ole, aga seal ikkagi läheb nagu, ütleme, Kalju on selles olukorras, et nad peavad selle peale mõtlema iga kord. Ja aga mina sellest reeglist, ma lugesin ühe korra ja mulle jäi mulje, et sa võid jätkata ühe KTM-iga juhul, kui sul on kõik vahetused tehtud. Aga seal ongi see, et see reglemendi sõnastus on kirjutatud mitmeti mõistetavalt ja sellest see segadus lihtsalt tekibki, et seal tuleb see asi ümber nagu kirjutada siis ilmselt või natuke parandada seda. See oleks vaja ka mingi, ma ei tea, selgituskirja sellele, et mis selle reegli nagu mõte või idee on, et sa saaksid nagu, et kõik saaksid õigesti aru. No see nagu, kui KTM saab punase, siis ei ole midagi. Kui KTM saab punase, sealt niikuinii vähemuses, sulle sa ei pea tooma pingilt teist KTM-i kellegi asemele. Aga kui ta saab vigastada, siis peab. No kui sul on võimalus tuua keegi, aga kui sa saad vigastada ja sul ei ole näiteks KTM-i tuua, siis sa vist ei saagi vahetust teha lihtsalt. Aga sinna on kirjutatud, et juhul kui ta on eemaldatud, saab vigastada või mõnel muul põhjusel ei saa mängu jätkata. Jah, ma ei tea, mis see muu põhjus. Väsinud. KTM oli väsinud. Ei saa mängu jätkata. Ei saa jätkata. Jalad on krampis. Ei no siis sa jätkad vähemuses. Siin oleks vaja tegelikult praegu sellist olukorda, et võetakse, et loetakse rikkumiseks, antakse, nad kaotsid nagu nii selle mängu. Okei, siis mu teooria ei lähe käiku. Siin on vaja ikkagi halduskohtus see sirgeks vaielda see punkt. Aga Kalju kaotas sellega nii palju, et nad kaotasid ju vahetuskorra. Vahetus ka. Ja ilmselgelt nad poleks muidu seda vahetust teinud ka. No jah, võib-olla see oli ka põhjus, miks nad tegid selle esimese poole viimasel minutil. Yeah. Et seal ikkagi ühesõnaga seal tuli paanika järsku ja aga kui sinna nagu zoomid välja, see sama olukord, kui sa seal mängus sees oled, võib-olla sa mõtledki teistmoodi või teed igaks juhuks selle asja ära, siis see ei ole ju loogiline, mitte kuskilt otsast, et sa pead kohe tegema vahetuse või kui palju siis on see lubatud nii-öelda see lõtk, mis sa võid nii-öelda mängida seal siis nii-öelda ühe KTM-iga justkui, et seal tegelikult ei ole ju mingit loogikat taga. See ju siis sõltub ikkagi ju kohtunikest ka. Ma ütlen, meil pole mõtet tegelikult sellest rääkides, tegelikult see reegel ei ole sellise nii-öelda mõttega või see reegel ei kehti nii pidina. Aga nüüd kindlasti sel hooajal tasub Kalju koosseisu, nii algkoosseisu kui ka pingil olevad mängijaid just selle KTM reegli tõttu jälgida. Oleme jälle seal tagasi. Vahepeal oli Kaljul justkui üsna hästi juba. Stamm oli sul olemas, Berk oli sul olemas, nii edasi. Praegu on Romi Siht on... Romi Sihti, kõik lohtsad Romi Sihi peal ja kui seal peaksid mingid vigastused tulema, näiteks Siht peaks katki minema. No õnneks Siht on nagu sammu edasi teinud ja tundub, et nagu kindel põhikoosseis mees. Jah, et ta ei ole selle KTM reegli. KTM reegli pärast ta ei ole seal, on ju. Ei, seda muidugi. Et võib-olla mingil hetkel sa natuke saad rohkem krediiti seeläbi sükses meeskonnas, et sa oled KTM, aga tänasel päeval ta ikkagi on ju arvestatav keha seal meeskonnas. Just nii. Räägime veel segadustest ja reeglitest ja skandaalidest. Kuulsad solidaarsusrahad tulid meil jälle laua peale siin eelmise nädala jooksul. Terve linn teab sellest ju, mis seal koosolekul toimus. Kuidas see võimalik on? Ei no siin olid diagonaalkohtumised. Dialoogkohtumised, jah. Klubidega, fännidega, ajakirjanikega, muidugi kõik teavad, mis seal toimus. Aivar Pohlak ka ise ka ju väga detailselt jagas seal, kuidas see asi välja nägi. Me kunagi rääkisime ka nendest, selgitsime ära, eks ju, mis see süsteem on, nüüd uus värske süsteem, kuidas UEFA siis on andnud Premium Liiga või iga riigi kõrgliiga klubide otsustada siis selle, kas kuni 15% nendest solidaarsusrahadest anda siis esiliiga klubidele või mitte. Ja novembris, kui see esialgne teada tuli, eks ju, siis oli ka kuulus koosolek, Paide, Levadia, Kalju ja Harju olid seal siis ja kõik peale Paide siis just kui said aru, et seal lepiti kokku, et seda ei jagata esiliiga. Ja me teame, tänaseks peaks me juba teame, kus see koosolek ka toimus. Ja seda me teame ju kuskilt varasemast juba Verstoni kontoris. Seda rääkis keegi teine isegi juba seal algusest peale. Ja selle peale siis mingil hetkel Paide ägestus, et mis asja, meie pole ju midagi öelnud, meie kindlasti oleme poolt,
mille peale siis tekkiski segadus, et kõik teised nagu arvasid, et Paide oli nagu vastu sellele ju jagamisele ja kuidas siis Jalgpalliliit lõpuks siis korraldas selle istumise või selle dialoogkohtumise, kus siis räägiti see asi uuesti läbi. Nagu Aivar Pohlak ütles, siis kuna see Paide oli seal segane, siis ta lootis aega võita sellega, et esiliiga klubidele see asi ikkagi sealt ära jagada. Jalgpalliliidu siis suunis või lootus oli see, et seda jagatakse. Nüüd siis oli see kuulus dialoogkohtumine, kus siis läks hääletuseks alguses, kas jagada või mitte. Ja kuidas kuulsalt Paide oli alguses öelnud jah, ja siis kui nägid, et hääled kokku ei saa, siis olid oma häält nii-öelda muutnud. Ehk siis vägisi jääb mulje, et nad tahtsid justkui, et nende käed oleksid puhtad, et teised klubid, äkki on 13 klubi, kes otsustavad selle asja ära, nemad saavad öelda, et meie olime nii-öelda puhtad, aga niimoodi ei läinud. Aga nad olid seal lauas hääletajate rivis ju eespool. Olidki. Sellel hetkel nad lootsid, et sealt tagantpoolt tulevad ikkagi 3 klubi. Mulle vähemalt selline mulje ei. Miks nad muidu oleks pidanud niimoodi tegema? Ma ei tea, see on, ma ei tea, ma ausalt ei oska öelda. See on kahe otsaga asi, ma saan aru, me peame nagu siin, ütleme, tugevam peab toetama nõrgemaid, ehk siis kõrgliiga Euroopas mängivad meeskonnad, võiks ideaalses maailmas aidata siis nõrgemaid, on ju, ühest küljest. Teisest küljest me alustasime seda saadet sellega, et meil on kõrgliigas meeskonnad, kes ei suuda 2, 3, 4 tuhandeid kindlustuslepinguid teha, teevad mängijatega. Kusjuures Kuressaare oli sellest 30 000 ümmarguselt valmis ju loobuma. Oligi. Ja seal oli ka seal ju Harju alguses. Harju ei saanud alguses aru, kuhu ja kellele ta mida jagab ja mis ta vastama peab. Aga see selleks, et siis me nüüd nagu jagame ära, on ju. Et kui mina peaksin seisukoha võtma, kui mul oleks võimalus. Kõrgliiga klubina. Jah. Siis kui mul jääks üle kõvasti, selles mõttes, et ega keegi, mitte ükski reglement ei keela nendel 7 pundil või 8 või palju seal on. Palun, kantakse need siin, kuna see ülekanne tehakse UEFA-st või kust see tuleb, FIFA-st või kust iganes? UEFA-st. Tehakse see ülekanne, ma ei tea, aprilli lõpus või kuna need välja maksed? Praegu märtsi lõpus. Märtsi lõpus tehakse välja maksed. Palun, tegevjuhid, võtke sealt 5%, 10%, 15%, kandke siis laiali. Mitte keegi seda ju ei piira. Ilmselt mitte keegi seda ei tee ka. Aga miks, las need 2 või 3 klubi siis jätavad selle raha ja nemad ei kannaga ülejäänud, palun, raha tuleb kontole, palun kandke raha laiali. Ja mulle meeldis see, pärast seda tuli Soccernetis kõikide nende vastu hääletanud klubide esindajate kommentaar ja seal oli Kuno Defajo oli seal pikalt seletanud ja siis tuli natuke lühemalt Jaanus Pruli, siis tuli Viktor Lõvadagi. See on meie raha. Meie raha, me ei jaga nägemist. Et ma nagu, eks ma saan aru sellest mõttest, aga samas ma nagu saan väga hästi aru ka nendest kõrgliiga puntidest, kellele see tähendab, see summa on üks mängija aastaks. Novembrist kuni siis detsembrini, ehk siis aasta 13-kuunine leping jalgpallurile. See on ühe mängija lepingu. See on selles mõttes ikkagi suur summa, et sa jõuad seal mitu aastat neid ravikindlustus asju teha. Ja saad algkoosseisu väljaku mängijad saad oma põlvapille saada. Ja mõnes mõttes ma saan aru, et see Paide on alustanud samamoodi madalamast liigast. Me oleme selle vist ära unustanud. Alustanud madalamast liigast. Tulnud, ehitanud, investeerinud, näinud vaeva. Nad on selle välja teeninud. Et saab mõlemale poole nagu poolt argumente ja vastu argumente leida, aga ma pigem olen nagu selles paadis, et ma olen pigem selles vähemuse paadis vist. Levada paadis. Ma olen Levada. Ühesõnaga, sinu jaoks solidaarsus lõpeb siis seal, kus on Premium Liiga. Vaata, tead, mis mulle tekitab muret see, et ma ei tea, kui hästi selle raha kasutus on auditeeritav või kontrollitav hilisemalt. Et kui nüüd konkreetselt, ma ei tea, võta, FC Flora annab sealt, jutt ei käi vist sellest maksimummäärast ehk 15%. Seal kõik klubid, kes seal hääletusel olid, kes seal olid ka poolt
ütleme seal, kes seal enne, laua taga enne Paidet olid. Nad ütlesid, et oleme poolt, aga see protsenti peame arutama. Ehk seal maksimummäär on 15%, mida saab jagada. Ilmselgelt sellised laused tähendavad seda, et 15% poldud nõus andma. Et peame arutama seda protsenti. Aga see kontrollmehhanism ju puudub, et esiliiga B-s kuskil, ma nüüd jään võlgu, ei taha kellelegi liiga teha, et kantakse sinna, ma ei tea, 10, 20, 15 000 eurot, et mille jaoks seda siis kasutatakse seal, et äkki siis... Sa arvad, neil jääb omanik paneb lihtsalt tasku? Ei, mis tasku, paneme, ma ei tea, paneme klubi tegevjuhile 10% kõrgem palga ja näed, meil tuli üks raha juurde. Inimestesse panustada? Ei, et kui see on nii, et suva järgi võib kasutada, siis... Ja seal ei ole mingit nööre küljest, mille sa võid ainult noortesse panustada või ainult, ma ei tea, esindusveeskonna mängijatesse midagi sellist. Jah, aga jah, et see igas riigis vist seda mingil määral jagatakse ka ja seal osad rikkamad klubid panevad ise veel midagi juurde ja Hollandist ma kuulsin, jagatakse allapoole neid rahasid. Aga me räägime Amsterdami Ajaxist ja asjadest, mitte FC Kuressaarest. Lihtsalt mingis mõttes nagu kummaline on see, et need Florad ja Kaljud ja ega nad ise pole seda raha juba tegelikult välja teeninud. Selles suhtes, et nemad ei ole need, kes selle raha on sisse toonud UEFA-le. UEFA-le selle raha toob sisse ikkagi Meistrite liiga ja see absoluutne tippjalgpall. Ehk siis, kus jaotatakse solidaarselt seda raha allapoole ja siis nemad, neil on võimalus niimoodi otsustada, see on nende õigus, aga need otsused, solidaarsus lõpeb siin. Kas see raha oli konkreetselt, kas Kuno Tehva seda seletas lahti, et kas see raha oli selle eest või kust ma seda lugesin, et mingitel päevadel ei saa mänge korraldada, tulenevalt Meistrite liiga, kuna Meistrite liiga toimub teisipäev, kolmapäev, siis sellele päevale ei saa panna liiga mänge ja siis on mingi komp selle eest. Oli see loogika? Mis iganes, jah. Kuidas seda iganes põhjendada, see on suurt vahet. Jah, aga sellega, nad on ju välja teeninud sellega, et nad on kõrgliigasse jõudnud. Sa saad valesti aru praegu. Ma mõtlen, et nagu Flora, Kalju, Levadia, ma ei tea, Trans, nemad ju ei ole see, kes seda raha teenivad. Nemad ei too seda raha ju UEFA-le sisse, mida jaotatakse. Saad aru, ma mõtlen praegu. Seda raha toevad UEFA-le sisse Manchester City, Real Madrid. Jaa, aga see eurorahad, mis tulevad meile, kes saab Euroopasse, seda raha ka ei too sisse. Ei, muidugi ei ole. Ma räägingi, et see on solidaarsusmakse, eks ju. Et lihtsalt need tippklubid siis, natuke võib-olla kummaline mõelda, et nad otsustavad, et see solidaarsus lõpeb nagu meie juures, et meie enam solidaarsed ei ole. Kõik, kes meist üleval on meie vastu solidaarsed, aga meie allapoole ei ole. Aga see selleks, see on nende õigus. See UEFA poolt lihtsalt minu meelest see on väga kummaline süsteem, see on nagu veits siuke hospital pass nagu nende klubide suunas, et nagu vaadake, kas te siis olete solidaarsed või mitte. Väga imelik viis, kuidas justkui iga aasta peaks siis niimoodi hakkama need klubid otsustama seda, kas seda kuni 15% nagu esiliigale anda või mitte. See vist 4 aastat see süsteem niimoodi nüüd. Okei, nüüd saad ju varem selle otsuse ära teha, eks ju, kui nüüd see info tuli ju juba päris hilja. Velko ja Viimsi ettepanek oli ju Jalgpalliliidule selle võrra siis Premier Liiga liikme maksu tõsta. Ehk siis ongi Premier Liiga klubid, võtke see kogu raha endale, aga Jalgpalliliit tõstab, ma ei tea, 30 000 võrra seda Premier Liiga liikme maksu. Ehk siis sa maksaksid selle nii ära, mille saaks esiliiga klubidele jaotada. Kõlas päris huvitava ettepanekuna. Mida meie kuulsime seal dialoog kohtumisel oli see, et miks Jalgpalliliit niimoodi ei taha teha, on see, et see nende hinnangul oleks siis ebademokraatlik, see ei oleks aus, ehk siis see UEFA on selle raha andnud Premier Liiga klubidele, et nemad otsustaksid. Ja kui Jalgpalliliit siis seda liikmemaksu tõstaks, siis ta võtaks sisuliselt selle otsusõiguse ju ära. Ehk siis nad sellepärast ei taha seda liikmemaksu selle võrra tõsta. Aga mida ka öeldi, on see, et Jalgpalliliit nagu töötab selle nimel, et esiliiga klubidele mingisugune alternatiivne meetod leida, kuidas seal ikkagi mingit toetust neile jagada. Aga see, ma ütlen, see süsteem ise, seda ei ole meil ju mõelnud Jalgpalliliit, see on kuidagi UEFA ja selle ECA klubide assotsiatsiooni mingisugune koostöö, mis on sellise süsteemi sinna tekitanud, minu jaoks lihtsalt see kogu süsteem on väga, väga nagu kummaline. Jah, ja see tuleb tegelikult see tuleb uuesti ju lauale jälle siin, põhimõtteliselt iga aasta siis. Iga sügis ilmselt hakkab tulema. Ja see summa läheb, vähemalt mulle teada oleva info kohaselt
kas siin mingi ajalõikes mill kerkib või? No see oleneb sellest, ma ei tea, kas tal niisama kerkib, see oleneb sellest, kui hästi Eesti klubid esinevad, mis kohal sa seal tabelis oled. Mida kõrgemal sa seal nii-öelda riikide reitingus mul on info, et see ikkagi olenemata nendest asjadest, et see summa nagu läheb suuremaks. No, võimalik, et ta läheb niisama ka suuremaks. Jah. No, see oleneb meistrite liiga teenitud tuludest. No. Selles ka, need ilmselt on ajas kasvamas. On ju. Oletame, et Nõmme United arvestab juba sellega, et mängib järgmine aasta kõrgliigas, kes hakkab nüüd varakult juba oma järgmise eelarvet panema paika selle järgi, et ta teab, et ta saab mingisugused solidaarsusrahad. Need käivadki ju praegu eelmise aasta põhjal. Eks Nõmme United saab eelmise aasta põhjal Nõmme United vist läks Nõmme United saab eelmise aasta põhjal selle 220 000. Kuna see süsteem muutus, siis nad vist said eelmise aasta eest said kõrgliiga rahad ja nüüd see aasta eest saad ka kõrgliiga rahad. Et kuidagi heal hetkel. Et see, ma ütlen, see päris nagu keeruline süsteem on see tegelikult, seal on väga palju mingid nüansse sees aga see praegune variant või see lahendus kindlasti ei ole hea. Raha ajab rahva tülli. Nii on. Nii inimeste tasandil kui organisatsioonide tasemel, kui riiklikul tasemel. Võt nii, ma ei tea, lõpetuseks võib-olla see, et tuletada meelde, et meil on järgmine nädal koondise mäng. Järgmisel laupäeval Eesti versus Iisrael oli just, eks ju, esimene mäng. Iisraeliga on esimene, jah. Või Iisrael versus Eesti siis nii. Ungaris. Ja kolmapäeval selgub koondise koosseis. Päris palju küsimärke on, Joonas Tammansi vigastusega kõrval on, Karl Mets on pikalt olnud vigane, on ju, et Kuuske mänginud eile, seal keskkaitses meil justkui on väga hea seis olnud, aga nüüd on võib-olla vahelduseks olukord ka, kus meil ongi kõiki mehi seal vaja väga, kes seal muidu on pingi peal olnud või kuskil muudel positsioonidel mänginud, nagu Baskotši, eks ju. No ütleme, et Tammiku esile kerkimine praeguses olukorras on tervitatav nähtus, kui need asjad siin ette lugeda, mis sa ütlesid. Oota, mis me sellest Levadia kaitselinist rääksime? 2 väravat. Peaaegu eest, mina ikkagi siin hoian kätt pulsil ka Promis Davidi tegemistel. Eile jälle kergitas hinda $2 miljonit. 11 väravat löönud Belgia kõrgliigas. Eilse õhtuga tõstis oma hinda mees jälle 2 miljonit, ütleme, sealt 15 juurest 17 juurde. Ja võitsid ja siis ta võeti välja 2-0 pealt ja siis nad lõpuks võitsid 3-0. Nõmme Kaljul, jah. Kuna limpseb keelt kuskil juba vaikselt. Ei iga protsenti ka järjest tõuseb sellest. Ja siis, vaata, sellisel hetkel, kui sealt tuleb, sealt jaga, Kuuna võib sealt jagada, ta võib sealt väga solidaarne olla, ta võib võtta vali välja omale mingi partnerklubi esiliga B-s ja kanna 50 sinna pärast seda, kui Promis David on kuskile maha müüdud. Uuel nädalal Premier Liiga voor Vaprus Levadia, laupäeval Trans Paide, Tallinna Kalev Flora. Suur printsipiaalne duell. Ennustusime ei tee see aasta. Ennustusime see aasta ei tee, sinu õnneks ilmselt. Teie õnneks. Pühapäeval Kuressaare Harju, ka päris huvitav kohtumine ja Nõmme Kalju versus Tammeka. Meistrite liigas ka 8. finaalid mängitakse ära juba homme ülehomme. Ja jalgpalli jagub igale poole. Nagu ikka. Jalgpalli jagub ja tundub, et järgmine nädal on ka ikkagi midagi, millest rääkida. Nii on. Aitäh kõigile, kes meiega olid. Kohtume juba järgmisel nädalal.